ajalooline, monumentaalne. Tahtsin öelda elu muuta hetk, aga ma just nuusutasin seda, see lõhnab nagu kohvi ja ma ei usu, et see mõju muudab. Hey vlog, it's Diana Banana. Ootu Milmall ja Miilo. Täna on 8. november ja kell on 14.01. Ma vlogin teile vetsust, sest et siin on kõige parem valgus. Esiteks ma tahaks öelda, et täna oli väga eriline hommik, sest et siin Tartus vähemalt oli meil esimene lumi. Aga täna, mis mu plaanis on see, et ma lähen linna. Ma lähen korterisse, mul on vaja seal viimaseid asju pakkida, mul on vaja seal koristada. Ja kui me juba linna lähme, siis ma kasutan seda ära, et mul on igal pool kaubanduskeskused ja asjad seal ümber. Ma tahaks käia korra Taglase poest läbi. Ja siis ma tahaks teha midagi, mis pole absoluutselt minulik. Ja see on see, et ma lähen täna kuskile kohta, kus tehakse kohvi ja ma tellin endale mingisuguse kohvijoogi. Kui sa mind nagu nii hästi ei tea, siis see võib-olla ei kõla sulle nagu big deal, nagu mis mõttes. Ma joon Starbucksi frappuccinosid, igasugune tavaline kohvi lihtsalt ajab mind oksale. Aga siis ma vaatan teisi youtubereid, kes kõnnivad kohvikohtadesse ja võtavad endale mingeid fancysid kohvijooke. Ja ma olen nii kade. Ma tahan olla see inimene. Ma tahan olla see youtuber, kes teeb kohvivlooge. Selles on lihtsalt midagi nii ästelikut, midagi nii inspireerivat isegi mulle, kes ma ei ole kohvijooja, et ma proovin selle täna järgi. Ma üritan asjale võimalikult realistlikult läheneda ja kuna mulle meeldivad ainult frappuccino-laadsed asjad, siis ma tegin Instagrami stories küsitluse, kus ma küsisin, et kus saaks Eestis kõige frappuccinole lähedasemat kohvijooki. Mul oli 2 põhilist vastust, milleks olid kafeiin ja kofeiin. Midagi ei tea, kuidas neid hääldada. Ja ausalt öeldes ma sain alles siis teada, et need on 2 erinevat kohta. Ma olen terve aeg mõelnud, et need on sama koht, sest need kõlavad nii samamoodi ja ma ei külasta kumbagi mitte kunagi. Nii et ja, täna on see päev, kui mina olen see tüdruk, olen see youtuber, kes tellib endale kohvi ja vlogib seda. Ma ei tea, kuidas ma selle ära suudan juua, ma ei tea, kas see on hea kogemus või see paneb mind kohvi veel rohkem vihkama. Vaatame. Also ma tahaks öelda, et ma pole nii ammu kandnud T-särke. Ma kannan kohe kas stressikaid või mingeid trendikaid toppe. Kui te saate aru, mida mõtlen, mitte lihtsalt tavalisi T-särke. See on esimest korda väga pika aja, kui ma panen ennast nagu ilusti riidesse ja kannan T-särki. Aga mul on seljas selline valge Levise T-särk, siis see vöö, mis ma ostsin Berliinist. Sealt ei saa näidata, aga jalas on mul sellised lõhkised teksased. Ja jalas on mul Levise sokid ka, mis läheb lihtsalt mu särgiga kokku. Ja nagu alati, siin on minu ilus põletusarm, mis mul on tunne, et ei lähegi mitte kunagi ära, reaalselt. Kirjuta mulle alla kommentaaridesse, kas sina jood kohvi ja mis on sinu lemmik kohvijook ja mida sa soovitaksid sellisele inimesele nagu mina, kes ei joo kohvi, aga tahab olla see tüdruk, kes joob kohvi. Anna sellele videole thumbs up, kui sa pole seda veel teinud ja ma liigun nüüd linna. Ai! Mul on meelest läinud, kui hea valgus siin oli. Kas kõige veel selline, et kätepesemine teeb su käed nii kuivaks, et sa lihtsalt ei suuda ilma kreemita hakkama saada. Iga jumala kord, kui ma käsi pesen, ma pean neid koheselt kreemitama. Aga ma käisin siis kvartali keskusest läbi ja esiteks ma käisin Blenderis, kus ma võtsin endale süüa. Ma näitan, mida ma hakkan sööma. Siin sees on mul Caesari wrap kanaga. Ja siis ma võtsin endale 2 mutit. Ma jätan ühe homseks. Ja siis muidugi ma käisin kofeinnis. Ma võtsin endale siis karamelli frappe koos kookospiimaga. See on latte oma, mitte cappuccino oma. Ma isegi ei teadnud, et neid saab erinevalt võtta. Aga teenida küsis, kumba ma tahan. Ja mul oli nagu... Ma ei tea, mis vahe on cappuccino ja latte. Ma ei joo neid. Ta ütles, et latte on lahja, nii ma võtsin latte oma. Aga enne kui ma hakkan seda kohvi proovima, tahan ma proovida ühte teist asja. Ma käisin siis Taglases, sest ma nägin netis, et neil on tulnud Kylie asjad müügile. Ma tean, et see Kylie lipkittide hype on ammu läbi. Paljudele ei meeldinud ta lipkittid, ütlesid, need on liiga kuivatavad. Mina isiklikult olin väga suur fänn. Nii suur fänn, et mul oli lausa 1 lipkitt. Aga ma kandsin seda kogu aeg, mul oli Coco K ja see oli mu lemmik asi, mida huulte peal üldse kanda. Kuna see oli nii kallis ja keeruline protsess, siis ma pole Kylie't rohkem lipkitte tellinud. Aga nüüd, kui me saame neid Eestist osta, ma olen liiga excited selle pärast. Ma olen reaalselt liiga excited. Mitte keegi peale minu pole nii excited. Neil ei olnud kõige parem valik. Ma tahtsin Coco K'd, mis mul ka varem oli. Seda neil ei olnud. Ja kõige lähedasem, mis ma leidsin, ma tahtsin sellist ilusat nude igapäevast tooni, on toon 700 Bare.
siin sees on siis vedelhuulepulk ja huulepliiats. Kui te mäletate vanu Kylie lipkitte, siis tal oli selle roosa osa asemel must. Huulepliiatsi ma ei mäleta, millised välja nägid. Lisaks ka see koostis peaks olema muutunud, see peaks nüüd olema mitte nii kuivatav. Ma ei tea, kas te siin aru saadan selle päikse pärast, aga ma tegin nüüd laineriga ära ja nüüd ma proovin seda huulepulka ennast ka. Tulin otsese päikesevalguse käest ära, et te paremini näeksite ja ma olen nii obsessed, oh my god, see on täiuslik nude mulle. Selle konsistents on ka hoopis teine, ta on palju õhem, sellepärast on ta ka vähem kuivatav. I'm so obsessed. Ja ma arvan, et see on selline nude, mis sobib üli paljudele nahatoonidele. Nüüd ja Kylie lipkit tooni Spare on minu poolt heaks kiidetud ja ma soovitan kõigile. Aga nüüd hetk, mida me kõik oleme oodanud. Ausalt öeldes ma olen pettunud, et ma sellest sellisest topsist sain. See näeb minu jaoks välja nagu soojajoogi tops. Ma ootasin läbipaistvat, laheda kumera kaanega topsi. Nagu frappuccinodel, või isegi ma ootasin frappuccinot. Kas ta peaks segama või? Nii, ajalooline, monumentaalne. Tahtsin öelda elu muutav hetk, aga ma just nuusutasin seda, see lõhnab nagu kohvi ja ma ei usu, et see mõju muudab. Aga sellega mul tuli meelde, mulle meeldis ka ju TikToki kohvi. Ma pole seda peale karantiini algustist uuesti viitsinud teha, aga see täiega meeldis mulle. See maitseb sama magusalt nagu TikToki kohvi. Ma olen selle kõrra juba ära rikkunud. Okei, ma peaks hoogu pidama. Ma annaks sellele 10 pallipunkti süsteemis 7. Ja see tuleb inimesed, kes ei joo kohvi. See on üli hea, mida helli. Okei, aga mul on siin hullult palju koristada ja ma hakkan sellega tegelema enne kui pimedaks läheb. Okei, mul hakkab natuke vastu. Kell on praegu 18:41 ja ma olen siin paar tundi nüüd koristanud. Olukord on ikka veel väga segane. Mul lihtsalt pole piisavalt palju kotte, et kõiki neid asju transportida. Aga positiivsel noodil ma leidsin vanast käekotist päris palju raha. Minu kohvijakk on veel mõnel määral alles, ma arvan kuskil nii palju, kus mul need sõrmed siin on. See on juba soojaks saanud ja ma ei taha seda rohkem juua. Kas see oli sama hea kui Starbucksi frappuccino? Kohe kindlasti mitte. Aga kas ma võib-olla ostan seda kunagi uuesti? Võimalik. Ma pean vaikselt liikuma hakkama, ma tahaks trenni jõuda. Ma ei olnud päris kindel, kas ma viitsin täna trenni minna või mitte. Ja ma peaaegu mõtlesin, et ma ei lähe trenni. Ja mu peamine põhjendus selleks, mis ma ise endale ütlesin, oli see, et ma ei taha oma juuksed ära rikkuda. Ja need täna actually näevad päris ilusad välja ja ma alles täna hommikul pesin. Aga samas ma saan täna vlogitud. Üle homme on mul niikuinii uuesti trenn ja mul niikuinii lähevad juuksed käest ära ja homme pole ka eriti tähtis päev. Nii et see on lihtsalt mõttetu ettekääne. Väga mõttetu ettekääne. Ja mu Kylie lipkit. Mul on kurb teatada, et ma jõin ja sõin selle maha. Minu meelest vana Kylie lipkit vanema formulatsiooniga. See minu meelest oleks selle üle elanud, see püsis jumala hästi peal. Mitte kuivatavad vedelad huulepulgad minu meelest ei püsigi eriti hästi peal. Mina isiklikult pigem eelistaks seda vana kuivatavat formulatsiooni. Ebapopulaarne arvamus, kõik mõtlevad, et see on parem, aga kui see ei püsi nii hästi, siis ma ei tea. Hei, kell on praegu 20:01 ja ma jõudsin just trennist tagasi. Ma jõudsin üli napilt trenni. Niimoodi, et ma olin mingi 7 minutit vist ennem trenni algust kohal. Ja siis ma pidin veel riided vahetama ja ma sain täpselt õigel ajal põhimõtteliselt uksest sisse joosta. Mäletate, ma ütlesin, ma kaalusin mitte trenni minemist sellepärast, et ma ei tahtnud oma juuksed ära rikkuda. Ma käisin trennis ära ja mu juuksed ei olegi rikutud. Ja seda vist sellepärast, et ma ei jõudnud soojendust teha. Muidu ma teen alati iseseisvalt soojendust ratta peal oma põlvele. See on nagu füsioteraapia sellele, pluss ma saan ilusti soojaks. Täna mul polnud selleks aega ja ma arvan, sellepärast ma olengi täiesti selline kuiv. Ma lõpetan selle video siin ära. Kui sa jõudsid selle video nii lõppu, siis jäta mulle alla kommentaarides. Jäta mulle lumehelbe emoji, sellepärast, et täna oli esimene lumi, vähemalt meil siin Tartus. Ja ma olen nii jõululainel juba. Kindlasti anna selle videole thumbs up ja kui sa pole veel seda kanalit subscribe'inud, siis kindlasti tee seda. Kõik mu sotsiaalmeedia lingid on all video descriptionis. Aitäh vaatamast ja ma näen teiega juba oma järgmises videos.